Tere vahvad Space Tipsi jälgijad! Natukene aega tagasi, täpsemalt 24. juulist kuni 9. augustini toimus teadusmalev. Ja muidugi ma võtsin sinna oma kaamera kaasa ja jäädvustasin natuke seda maleva elu ja olu, et ikka kõik näeksite, milliseid toredaid asju noortele korraldatakse kosmose ja üldiselt teaduse valdkonnas. Ma loodan, et see video on kasuks ka tulevastele malevlastele, andes natukene rohkem aimu, mis see teadusmalev endast kujutab ja mida oodata. Muidugi kõik tegevused varieeruvad aastast aastasse ja see video kajastab ka seda kõike läbi minu kogemuse, aga ma usun, et ülevaate saab ikkagi. Nii et see on minu 2023. aasta teadusmaleva kogemus. Mina olen startimas kohe Tõraverre, Tartu observatooriumisse, sest algab selle aasta teadusmalev. Aga mis asi on üldse teadusmalev? Põhimõtteliselt Tartu observatoorium ja SRO Eesti korraldavad siis sellist malevat, kuhu saavad tulla 15–19-aastased noored, et kirjutada üks uurimistöö. Ja seda uurimistööd saab kirjutada siis vabalt valitud valdkonnas. Neid valdkondi on 3. On kaugseire, kosmosetehnoloogia laborid ja kosmoloogia ja astronoomia. Mina isiklikult valisin oma valdkonnaks kosmosetehnoloogia laborid, kuna ma mõtlesin, et see on hea viis, kuidas ennast proovile panna ja katsetada midagi uut, sest ma ei ole selles valdkonnas varem väga palju midagi teinud. Malev kestab 2,5 nädalat. Selle aja jooksul tehakse kindlasti väga palju teadustööd, aga ka vaba aja programm on väga põnev, sest külastatakse erinevaid ettevõtteid, tutvustatakse üldiselt Tartu observatooriumit ja selle teaduskondi ja see on üldse väga hea võimalus tutvuda ka teiste teadushuviliste ja kosmosehuviliste noortega. Esimesel päeval ehk nii-öelda maleva avamisel said kõik malevlased ja ka juhendajad ennast tutvustada ning juba siis oli näha, et sinna malevasse olid kokku tulnud ühed väga targad ja inspireerivad noored. Esimesest päevast veel nii palju, et malevlased said eraldi kohtuda oma juhendajatega ning arutati järgmise 2,5 nädala teaduste plaane. Peale seda suunduti Nõo Reaalgümnaasiumi ühiselamusse, kus siis nädala sees toimus meie majutus. Kõik said seal rahulikult oma asjad lahti pakkida ja vaikselt sisse elada, aga õhtuks me ajasime juba oma võrkpallipundi kokku ja me mängisime põhimõtteliselt töörahuni välja. Nii et ma ütleks, et juba esimesel päeval oli näha, kui lahedad 2,5 nädalat meid ees ootasid. Teadusmaleva fookuseks oli muidugi teadustöö tegemine ja sellele oldi need 2,5 nädalat ka pühendunud. Mina isiklikult töötasin veel koos 2 malevlasega nii-öelda ühe uurimisteema kallal, kuid enamusel olid siiski eraldi uurimisteemad. Alguses, kui kõik oma teema ja materjalid kätte said, võis tunduda, et mitte midagi ei saa aru ja pole õrna aimugi, mida tegema peab. Aga selleks see malev tegelikult ongi, et omandada uusi oskuseid, arendada oma mõtlemisviisi, katsetada midagi, mida varem pole teinud ja eks me niimoodi seal pusisime oma ülesannete kallal. Tegevusest meil igatahes puudust ei tulnud. Ja kui ajud vahepeal ka ära väsisid, siis vähemalt meeleolu suutsime me alati üleval hoida. Ma räägin teile vahepeal, millega meie uurimisrühm siin teadusmalevas hetkel tegeleb. Kuna me oleme kosmosetehnoloogia valdkonna all, siis taustainfoks nii palju, et siin Tartu observatooriumis arendatakse sellist väikest kuukulgurit. Kuupkulgur on selle nimi ja meie ülesanne on teha põhjalikku taustauuringut ja otsida erinevaid variante, kuidas selle väikese kulguriga saaks koguda kuuregoliiti ehk siis kuupinnast. Ja hetkel me tõesti otsime kõiki variante, alates suurtest masinatest kuni väikesteni välja. Lõpuks me muidugi sorteerime sellest tohutust informatsiooni hulgast välja need mõned lahendused, mis päriselt sellele väikesele kulgurile ka sobiksid ja siis hakkame detailsemalt nende kohta uurima. Aga hetkel on jah selline suurem uurimine siis. Ja miks me seda kuuregoliiti üldse tahame koguda, on sellepärast, et sellest saab toota päikesepaneele. Aga see hetkel meie nii-öelda uurimisfookusesse ei jää, et meie keskendume just sellele kuuregoliidi enda kogumisele. Nüüd ma liiga põhjalikult oma teadustööd lahti seletama ei hakka, aga nii palju veel ütlen, et me tõepoolest lõpuks valisime ühe lahenduse, mis meie arvates võiks sobida ja me nii-öelda planeerisime siis algelise kuukulguri missiooni. See hõlmas ülevaatliku kulguri ehitust, arvutusi, kui palju ja mis ajaga regoliiti koguda saaks ja veel muid tehnilisi andmeid. See võib kõlada väga ebamääraselt ja algeliselt,
aga seda see hetkel tegelikult ongi. Aga kuskilt peab ikkagi alustama ja kogu see info ja need allikad, mis me 2,5 nädala jooksul läbi töötasime, on siiski observatooriumile väga kasuks, andes neile juba mingeid juhtnööre, kust millegi kohta infot saada ja kui hästi need lahendused meie arvates töötaksid. Lisaks teadustööle, mida me igapäevaselt tegime, olid meile ka väga põnevad ja mitmekesised ühistegevused planeeritud. Kõigepealt observatooriumi poolt tehti meile põhjalik tuur, kus räägiti observatooriumist, näidati laboreid, viidi isegi kuupunkrisse ja suure teleskoobitorni. Sinna suure teleskoobi juurde me sattusime veel. Ühel õhtul saime uudistada, kuidas see teleskoop päriselt töötab ja põhimõtteliselt väga lahe oli veeta pool ööd suure teleskoobi tornis ja seal öötaevast vaadelda. Veel tutvustati meile Tõravere ilmajaama, siis saime kätt proovida jootmises. Meile räägiti ka kosmoloogiast, teaduskommunikatsioonist, kaugseirest ja Veenuse LifeFinder missioonist. Ja see ei olnud nii, et meie ainult kuulasime, vaid me päriselt saime ka ise nende teemadega seotud ülesandeid või katseid teha. Meil oli ka üks päev, kus me observatooriumis üldse ei käinud, vaid külastasime Tartus erinevaid ettevõtteid. Nendeks ettevõteteks olid kaugseirega tegelev Kapaseta, etiketi tootmisettevõte Dataprint ja küberturbega tegelev CTF Tech. Teadusmalevale aitas väga palju kaasa ka Tartu Hansa Rotary klubi, kes tegelikult toetas igat malevlast 250 € suuruse stipendiumiga. Aga ka nemad panustasid väga palju meie maleva ühistegevuste programmi. Meile käidi õpetamas, kuidas discgolfi mängida, saime avada oma kunstilisemat poolt joonistamise töötoas ja siin ma võin näidata oma imelist silmad kinni ja vasaku käega joonistatud autoportreed, mis näeb konkreetselt välja nagu Humpty Dumpty Shreki multikast. Seal sai korralikult naerda, ütleme nii. Siis me käisime veel kinos Oppenheimerit vaatamas ja sellele järgnes väga silmaringi avardav arutelu filmi sisu ja selle ajaloo üle. Meil oli esmaabikursus, mida ma küll ei filminud, aga iseenesest mõistetavalt see oli väga kasulik kõigile. Ja me käisime ka ratsutamas. Nii et teadusmalev ei ole lihtsalt üksi nurgas passimine ja oma teaduste kirjutamine, vaid see tõesti on sisustatud väga erinevate tegevustega, mis aitavad sul enda kohta väga palju teada saada ja samas sotsialiseeruda ka teiste kaasmalevlastega. Te ilmselt mõtlete, et kogu selle teadustöö ja ühistegevuste kõrvalt meil oma vaba aega üldse ei olnud. Vale. Tegelikult osadel õhtutel meil ühistegevust planeeritud ei olnud ja kõik said tegeleda oma asjadega. Tavaliselt me aga korraldasime endale ise sinna mingi tegevuse. Üks põhiliseks oli võrkpalli mängimine. Siinkohal vabandan oma filmimisnurga pärast, sest ma tõesti tollel hetkel ei näinud, palju seda mängu seal kaadrisse jääb. Aga igatahes ma ausalt ütlen, et alguses oli hea, kui see pall üldse 20 sekundit meil õhus püsis, kuid maleva lõpupoole olid meil juba päris intensiivsed mängud. Nii et teadusmalevas ei omandanud me ainult teadusalaseid oskuseid. Ja kui me just õues ei tegutsenud, siis ühikaköök oli teine klassikaline kogunemispaik. Seal toimusid väga kaootilised söögitegemised või siis mängiti näiteks kaarte. Maleva lõpus valmistasid kõik ette ühe esitluse ja tutvustasid teistele oma 2,5 nädala teadustööd. Eks kõigil olid muidugi omad eesmärgid, millega malevasse tuldi. Paljud kirjutasid oma gümnaasiumi uurimustööd. Mina näiteks otseselt midagi uurimistööks ei vormistanud, aga seest sain teada, et ma väga naudin kosmosevaldkonna tehnilisema poole peal töötamist ja ma tahan sellega kindlasti ka edaspidi rohkem tegeleda. Ma usun, et ma ei valeta, kui ütlen, et me kõik saime sealt malevast enda jaoks midagi kasulikku teada. Ja väga paljud meist nentisid ka, et need 2,5 nädalat tõesti möödusid üliruttu. Ausalt öeldes väga veider oli pärast oma tavaelu rütmi juurde naasta. Kuna see video räägib suuresti minu kogemusest ja teadustööst, siis maleva lõpus ma küsisin ka teistelt noortelt mõned küsimused ja palusin neil oma maleva emotsioone kirjeldada. Teadusmalev on läbi ja Artur oli ka minuga siin kosmosetehnoloogia valdkonnas ja me mõlemad mõtlesime siis, kuidas seda kuuregoliiti kuupkulguriga koguda. Kuidas sa ütleksid, et meil läks?
Ma ütleks, et me saime täiesti hakkama oma ülesandega. Võib-olla küll natukene jäi ajast puudu, aga kuna ta oli nii varem mitte uuritud teema, siis ma arvan, et me oleme kiiduväärilised. Me tegime head tööd. Mis oli sinu jaoks kõige meeldejäävam siin malevas või mis sulle kõige rohkem meeldis? Ma ütleks siiski need imelised autosõidud observatooriumi ja maleva vahel. Näiteks võib välja tuua kohe esimese autosõidu tagasi ühikasse. Kui ma istusin autos ja tööle läks Martslase filmi playlist, siis ma tundsin, et see on ikka kõige koht. Mul on hea muusika-maitse. Kas sul on plaan ka meie imelise uurimistööga jätkata pärast maleva lõppu või mis sa edasi plaanid teha? Jaa, kindlalt. Plaanin selle teemaga jätkata. Esiteks kirjutada sellest enda uurimustöö kokku gümnaasiumi jaoks. Ja võib-olla, kui mul lastakse seda teha, siis ka täiustada seda kuidagi nagu observatooriumis lausa. Nii, palun räägi meile, mis oli sinu teema siin teadusmalevas ja mis valdkonnas sa tegutsesid? Ma tegutsesin tähtfüüsika osakonnas, juhendaja oli Anni Kassikov ning teema oli eksoplaneedi ülemineku heliduskõveri analüüs. Ja mis see endast kujutab? Niimoodi üldiselt lihtsalt öelda? On olemas täht, on olemas planeet. Planeet on meie ja tähe vahel ning heliduslangus. Väga hästi. Kas sul on meile võib-olla öelda mingi meeldejääv hetk või mälestus nüüd sellest malevast, et mis sulle kõige rohkem meeldis siin? No, põhimõtteliselt praegu ma teen, kuidas bridži mängida ning kõik oli tore ja vahe nii teadus, sotsiaal kui ka ühistegevus. Nii et soovitad noortel tulla siia teadusmaailmasse? Küll, isegi kui pole astronoomias huvitatud või isegi kui tema emakeel nii estonski язык. No võt. Kõigepealt räägi, mis oli sinu teema siin teadusmalevas ja mis valdkonna alla see kuulus? Teema kuulus kaugseire valdkonna alla ja see oli põhimõtteliselt siis see, et ma võrdlesin radiomeetrilisi andmeid Võrtsjärve kohta satelliidilt ja ühelt maapealselt mõõteseadmelt. Ja selle 2,5 nädala jooksul, milline su tööprotsess välja nägi, et mida sa tegid siin? See oli põhiliselt see, et ma võtsin need andmed sealt, ma otsisin sealt välja head punktid ja halvad punktid ja siis töötlesin seda R-is ja tegin igasuguseid graafikuid. Mis oli sinu jaoks kõige meeldejäävam siin malevas või mis sulle kõige rohkem meeldis? Ma arvan, et teadustöö poolt mulle meeldis kõige rohkem see, kui ma läksin järve äärde koha peale. Ma tegin seal laboris natuke tööd ja me võtsime veeproovi ja mõõtsime seal näiteks heliumisisalduse. Ja muidu, ma ei tea, mulle meeldisid siin suht kõik asjad, midagi otseselt esile ei tõusnud veel. No jälle väga hea vastus, kõik asjad meeldivad meile siin teadusmalevas. Räägi meile kõigepealt, mis oli sinu teema siin teadusmalevas ja mis valdkonna alla see kuulus? Minu valdkond oli siis täheteadus või tähefüüsika ja minu teema, millega ma tegelesin selle 2 nädalaga, oli Supernova SN 2023 IXF spektritelt vesinik alfajoonte uurimine. Kõlab väga keeruliselt. Kas sa saad meile lihtsalt lahti seletada paari lausega, mida sa siin tegid seda teadusmaleva jooksul, et mis see tööprotsess sul oli? No minu tööprotsess. Kõigepealt ma ikkagi lugesin õpikuid, et näha, mida ma tegelikult nagu peaksin teadma ja mida ma teen. Siis me otsisime välja spektrid ühest veebikeskkonnast ja me panime need Pythonisse ja kirjutasime koodi juurde, et neid avada. Sealt tuleb väga hästi välja see spektrijoon ning me vaatasime just 6000 kuni 7000 angstromi selles vahemikus vaatasime seda joont, sellepärast, et seal on vesinik alfa. Ja siis me vaatasime, et kuidas see nagu ajas muutub. Ja mida me teada saame, on siis, et supernova plahvatuse nagu alguses on see joon väga kõrge ja kitsas, aga mida rohkem aeg edasi läheb, siis see läheb laiemaks. See on väga äge. Ehk sulle see teema meeldis ja oli see huvitav?
ja see oli minu jaoks väga huvitav. Okei. Mis oli sinu jaoks võib-olla kõige meeldejäävam hetk siit malevast või mis sulle meeldis siin kõige rohkem? No siis, kui Gordon Ramsay siin käib. Vaatasime seal Tähti, see oli nagu väga äge. Räägi meile palun, mis valdkonnas sa siin teadusmalevas tegutsesid ja mis oli su tööteema? Minu valdkond oli siis kosmosetehnoloogia ja laborid ja minu teema oli siis põrutuskindluse katsesüsteemi mehaaniliste parameetrite muutmine. Väga huvitav. Kas sa räägid meile lühidalt, mis sa nii-öelda tegid siin malevas, kuidas see välja nägi? Ja, on siis katsesüsteem, millega simuleeritakse satelliidile mõjuvaid põrutusi ja seda katsesüsteemiga ma siis midagi selle juures muutsin, tegin siis erinevaid katseid ja siis võrdlesin, kas tulemused muutusid või jäid samaks. Ehk siis põhimõtteliselt sinu töö on tegelikult observatooriumile ka väga kasulik või kuidas sa ütleksid? Jah, need katsed, mida ma tegin, neid peaks laboris töötavad inimesed tegema niikuinii, aga siis siiamaani pole olnud kas aega või mahti neid teha. Nii et siis mina enda uurimistöö raames siis viin need katsed läbi. Väga hästi, ehk siis saad uurimistöö ka kohe ära kirjutada. Aga räägi, mis oli sinu jaoks võib-olla kõige huvitavam või üllatavam asi, mis sa siin teadusmaleva jooksul teada said, kas siis teaduse või enda või mis iganes asja kohta? No ma sain teada väga palju selle kohta, et mis tööd siin observatooriumis tehakse. Ja sain enda kohta teada ka, et mulle meeldis andmeanalüüs. Seda on hea kuulda, et leiame ka siin asju, mis meile meeldivad. Mis on sinu jaoks või mis oli sinu jaoks kõige meeldejäävam hetk siin malevas? Võib-olla, neid on mitu. Kinos käimine oli kindlasti meeldejääb ja ratsutamine oli meeldejääb. Väga hästi, väga meeldejääv teadusmaleva meil. Maleva lõpuesitluste ajal minult küsiti, miks ma soovitaksin ühel noorel teadusmalevasse kandideerida. Ja minu vastus sellele on mõte, et sul ei ole mitte midagi kaotada. Sa lähed sinna, sa teed väga palju uusi asju, sa saad teada, et see on täpselt see, mis sulle meeldib ja sa saad tulevikus seda veel teha. Või siis sa lähed sinna ja saad aru, et see on midagi, mida sa absoluutselt teha ei taha. Nii et ma ütleksin, et sa igatepidi võidad. Nii et ma soovitan kindlasti teadusmalevasse kandideerida, aga võtke enne see aeg ja uurige ise nende teadusvaldkondade kohta. Mõelge, mida te seal teha tahaksite, mis on teie eesmärgid, aga kõige olulisem on see, et teile oleks endal see huvi ja tahe seal midagi ära teha. Minul isiklikult sai teadusmalev ja need inimesed seal väga südamelähedaseks, nii et ma siinkohal sooviksin veel tänada kõiki teadusmaleva korraldajaid, juhendajaid ja muidugi oma kaasmalevlasi. Nii et suur-suur aitäh teile selle meeldejääva aja eest. Nii et selline oli minu teadusmaleva kogemus ja ma loodan, et teil oli seda ka tore vaadata. Selleks videoks aga kõik ja näeme peagi. Ja kui te tahate juba varem näha, millega ma tegelen ja kus ma käin, siis jälgige kindlasti ka Space Tipsi Instagrami, sest sinna ma postitan rohkem sellist jooksvat infot ja sisu.